Tere kõigile ja täna ma räägin teile koeraga jalutamisest. See on selline mõnes mõttes huvitav teema, et paljud võtavad jalutamist niimoodi, et mis siis ikka, et võtan koera ja lähen jalutan. Aga mõnikord, kui koeraga ei ole nii lihtne jalutada, siis jälle oleks vaja mingisuguseid teadmisi või oskusi, kuidas siis koeraga saaks paremini jalutada, et see jalutuskäik oleks meeldivam ja mõlemale osapoolele, nii koerale kui inimesele mõnusam. Ja ma arvan, et siis lähemegi siin esimese slaidi juurde. Paneme siit selle ette. Jagan teiega seda ekraanipilti kohe. Ja see on siis nüüd jalutama õpetamine. Ja nagu näete, on seal kirjas esimene kursus, ehk siis need on algtõed, mida teil on vaja teada, et üldse hakata jalutama ja sellega ma tegelen ka nii-öelda igapäevaselt, et õpetangi inimesi päriselt koeraga jalutama ja just sellepärast, et see oleks tore ja mõnus. Sest et kui koer kogu aeg rebib rihmast, kisub igale poole, siis see on tihti ebamugav ja väga halb on niimoodi jalutada ja polegi nagu väga isu seda teha. Nii et läheme sellega edasi. Esimesena ma räägin teile natukene sellest paari sõnaga, milliste põhimõtete järgi üldse minu koolitused toimuvad. Mul on 3 põhimõtet, ehk siis ma õpetan inimesi, kuidas koera mõista ja temaga suhelda, aitan koertel olla koer ja end inimestel arusaadavaks teha. Ja kui need 2 asja saavad kokku, siis inimese ja koera teineteise mõistmine ongi tee õnneliku koerani ja seeläbi tegelikult ka õnneliku inimeseni. Et see koos eksisteerimine oleks tore ja meeldiv mõlemale, nii koerale kui inimesele. Ja ma leian, et see on tegelikult selle koeraga, koos koeraga elusuht väga tähtis. Sest et kui ei ole seda toredat koosolemist, meeldivaid jalutuskäike, kõiki toredaid tegevusi, siis on see elu kuidagi poolik selle koeraga. Et hulga parem, kui see toimub sümbioosis ja mõlemad mõistavad üksteist. Nii on koeraga koos elada hoopis rõõmsam ja koer ka pakub seetõttu rohkem rõõmu. Aga millest ma räägin nüüd sellel webinaril? Esiteks, milliseid asju on vaja jalutamiseks ja milliseid mitte. Siis, kuidas see jalutamise õpetamine käib. Põhimõtteliselt räägin teile siis A-st ja B-st nii-öelda, et mis te tegema täpselt peate ja seletused juures. Siis vaatame videosid, mõned videod, kuidas see jalutamine peaks välja nägema ja siis video, kus siis ütleme lõppeesmärk, milline võiks olla see nii-öelda ideaalne jalutamine. Siis räägin natukene põhjustest, miks jalutamise õpetamine ei õnnestu. See on teise kursuse teema, aga siin ma nimetan need olulisemad põhjused ära ja siis saate ka nagu, kui te harjutate juba iseseisvalt, saate teha, ütleme, nende nimetuste järgi või vigade parandusi, et teate, okei, seal ma äkki tegin vea. Ja siis teise kursuse sooduspakkumine on ka, sellest ma räägin hiljem. Toon siia nüüd mõned teie küsimused, et kes siis ennem juba esitas mõned küsimused, siis ma panen teile siia kõik ekraanile praegu järjest. Saate neid lugeda, need ei ole kõik, vaid mõningad tõin välja, aga kui te neid loete, siis te kindlasti näete, et nendes on mõningast sarnasust. Ehk siis on väga tähtis inimestele, et saaks jalutada lõdvarihmaga, et koer ei tiriks, et koeraga saaks mööduda teistest koertest ja et koer oleks nii-öelda hea koer selle jalutuskäigu ajal. Et see on iga inimese soov, et koer käituks hästi. Ja selle webinariga ma katsungi siis teile anda suuniseid, kuidas saate selleni jõuda. Kui teil on vahepeal webinari küsimusi, siis võite julgelt siia aknasse kirjutada. Chati aknasse ma vahepeal kiikan siia
et kui teil tekib selline nii-öelda jooksev küsimus, pange kirja, ma hiljem vaatan, et kas ma jõuan ka teile vastata või märkan vahepeal, et kui on küsimus, pange kirja. Nii-öelda minu jutu käigus tekib uusi küsimusi, katsun nendele vastata, et kas siis hiljem või jutu sees, et vaatame, kuidas see siin kujuneb. Aga mida teha, et saavutada soovitud eesmärk? Ehk siis näiteks, kui teie eesmärk on see, et koer ei tiriks rihmast, et ta ei rebiks. Ehk siis väike näide, ütleme, et see rihmast rebimine on see, kui te tahate majale ehitada katuse. Aga katust ehitada ilma, kui teil pole seinu ja vundamenti. Ja selleks, et te saavutaksite eesmärgi, ehk see mitte rihmast tirimise, katuse ehitamise, on teil vaja sinna alla muud konstruktsiooni, ehk siis vundamenti, ehk nagu te näete, leida need põhjused, miks koer käitub sellisel viisil. Ja see on üks olulisemaid põhjuseid, nii nagu majal on vaja ehitada korralik vundament, on see ka koera puhul. Teil on vaja leida need põhjused, sest mitte alati ei ole halva käitumise põhjuseks see, et koer lihtsalt ei oska jalutada. Tal võib olla ärevus, ta võib olla mingil muul põhjusel rahulolematu, ta võib olla magamata, liiga vähe maganud, pidevalt stressis, kõik sellised olukorrad, selline vaimne seisukord mõjutab koera võimet õppida üldse normaalselt jalutada niimoodi, et ta ei rebiks. Ja kui te jälgite oma koera ja mõistate tema käitumist, ja need põhjuseid, siis te saate hakata tegelema lahendustega ehk nende seinte ehitamisega. Ja sellest räägibki praegune webinar, ehk siis mina näitan teile tegevused, kuidas seda teha. Aga juhul, kui need põhjused on mingisugused teised, et koer on mingil muul põhjusel ei käitu hästi, siis teil võib see jalutama õpetamine ebaõnnestuda. Just seetõttu, et ei selgitanud välja õigeid põhjuseid. Loomulikult, kui teil on vaja, siis ma selles suhtes aidata, et neid põhjuseid välja selgitada. Aga alati saate nii-öelda proovida, kas teil see õnnestub. Ja kui teil ongi need põhjused selged, praegu vaatame ära need tegevused, siis te saavutategi harjutades selle, et koer enam rihmast ei tiri, jalutab ilusti ja meeldivalt, sest see on just see, mida me kõik soovime. Ja kui see põhjus on halb ehk vundament on kehva, siis teie maja laguneb kokku, ehk siis ei tule sellest asjast midagi head välja. Nii et olge selles suhtes tähelepanelikud, et alati on, et saavutada see, mis te soovite, peab alati alla tegema korraliku vundamendi. Et põhjused, lahendused, kõik need peavad olema paigas.